Ekspressi ajakirjanik ja ma olen ka siin selleks, nagu te teate, et rääkida Ülle Tammiku raamatust, millel on minu meelest väga vaimukas pealkiri Rock-kontsert minu peas, ATH, aktiivsus-tähelepanuhäirega inimese, ma ei tea, peal vist on keerulisem või on keerulisem nagu täpsemalt kirjeldada, aga istume tagasi, ma lihtsalt tahtsin hetke püsti tõusta, et tähelepanu endale võtta. Ja see, mis mind selle raamatu puhul väga vaimustas, on see, et ma näen, või ma tunnen, et selles on leina, on leppimist, on uue elu ülesehitamist, aga see nagu, ütleme, et sellega võib-olla tegeleme paljud elus, erinevatel põhjustel. Aga see, mis mind nagu vaimustas, on tegelikult ATH-ga või aktiivsus-tähelepanuhäirega naise selline sissevaade, et mis toimub hinges ja peas ja mõtetes, et see nagu on huvitav ja miks see huvitav on just see, et ma olen saanud aru, et aktiivsuse tähelepanuhäiret on peetud eelkõige ulakate poiste nagu probleemiks ja see, et see on täiskasvanute teema, et see on ka nagu väga hiljutine teema, väga hiljutine küsimus ja see, et see on ka nagu naiste puhul teistsugune, on ka väga uus asi. Et selles mõttes on see hästi tähelepanuväärne raamat nagu Eesti sellises psühholoogia kirjanduse või enesevaatlus või eneseabi kirjanduse pildis, et Ülle, et kuidas sa ise seda vaatad, just nimelt seda naise poolt? Ma veel natukene rohkem kui aasta tagasi absoluutselt ei tulnud selle peale, et minul võiks olla ATH. Päriselt nagu? Absoluutselt, mitte nagu üks. Ja kindlasti. et paljud on mu käest küsinud, et mis hetkel see teadmine tuli ja miks see tuli ja et sellega on see lugu, et 4 aastat mu tütre klassijuhataja rääkis sellist mõistukõnet, 2 korda aastas on eksperthinnangud ja ühel eksperthinnangul ta ütles, et lapsega on kõik hästi ja teisel laiutas käsi, ütles, et ma ei tea, mis me teeme ja lõpuks, kui ma siis 4. klassi lõpus selle jõudis nagu kohale, et millele ta vihjab, et ma küsisin, kas sa nagu tahad öelda, et lapsel on see ATH ja siis oli selline 3 inimese kohtumine, mina, klassijuhataja ja psühholoog ja siis ma ka veel üritasin nagu teistel seda probleemi näha, kindlasti mitte endal. Ja kuna siis ma selle vihje olin siis omaks võtnud, siis ma käisin tütrega selle tee läbi ja mitte mingit ATH-d tal ei olnud, et kui seda tulemuse tõlgendamisel öeldakse, et tavaliselt hinnatakse sellist 3 faktorit, et siis see on kuidagi selline graafik, aga tütre puhul oli ta siis niisugune. Ja sellest läks ka veel mitu kuud edasi, kuniks ma siis nägin öökülalise saadet, kus siis Mart Normet intervjueeris Liisi Poiksonit. Ja Liisiga nad sõitsid autos ja Mart küsis ta käest, et mis see ATH, mis see teadmine on sulle andnud. Ja minu jaoks esiteks nagu jahmatus, et Liisil malbe, vaikne, meeldiv, tore, loominguline, musikaalne tüdruk ei ole võimalik. Ja jäin seda kuulama ja kuulasin, kuidas ta rääkis sellest, et kuidas ta ei ole saanud endale autojuhilubasid, et ta korduvalt kukub eksamitel läbi. See oli üks asi, mis on ka raamatus minu kohta, mitte autokooli, aga igasuguste muude eksamite kohta. Siis lisaks see, et kuidas lapsed aktiveerivad selliseid nüansse, mille puhul sa nagu tunned sellist võib-olla impulsiivsust, ärritust ja nii edasi. Ja ta ütles sellise lause, et mul on süümekaid vähem.
ja minul, kes ma olen 4 lapse ema, 2 lapse vanaema, siis nagu see laste teema oli nagu üks asi, et üks asi, et ma iseennast nagu kohutavalt piitsutan kogu aeg kõikide asjade eest ja sean endale eesmärke, reegleid, mida tuleb täita, kuidas tuleb käituda, siis ma olen oma lapsi samasuguse mõõdupuuga kogu aeg nõudnud nende käest teatud sellist reeglite järgimist ja hakkama saamist ja kui neil midagi on halvasti läinud, siis see tohutu häbi, mitte et ma nagu suudaksin ennast nagu välja lülitada sellest, et nemad tegid mingi asja, aga see häbi kogu aeg kõik tuli nagu minule. Ja just need nagu süümekad ja lastega seoses ja mul õnnestus Liisile seda üle-eelmine nädalavahetus öelda, ja tänada teda selle eest, et tänu sellele intervjuule, tänu sellele tema rääkimisele, mida ta tegelikult, ta ütleb, et ta enda jaoks on see veel väga õrn teema. Et aga see aitas minul jõuda iseendani ja sellest sündis selline raamat. Kusjuures see seletab paljugi, et ma ütleks, et see raamat on omamoodi nagu toorelt valus. et see on tõesti nii värske, et võib-olla see tõesti, ja võib-olla vaid see kindlasti seletab ka seda raamatu kontserti. jah, just. Et kusjuures mul endal on ka olnud või on pidevalt ajakirjanikuna ATH-dega kokkupuudet ja ma pakun, et see asi on selles, et paljud aktiivselt tähelepanuhäirega inimesed valivad selle elukutse, neile sobib see. Et see ongi selline nagu protsess, projekti tegevus. Kirjutan artikli, lähen sisse, vaimustun, teen ära, saan valmis, tehtud ja siis uus asi. Et sellise lühiajalise protsessiga, et ma julgen väita, et meie Narva maantee korrusel on neid inimesi päris palju. Ja samas ma olen hästi palju kuulnud ka seda juttu, eriti just 50+ inimestelt. Aga milleks sulle see diagnoos? Mis sa sellega pihta hakkad? Ma võin siinkohal öelda, et kui ma vist selles kahtlustuse faasis seda oma perearstile ütlesin või küsisin, et kuidas seda üldse võimalik testida on, siis ta ütles ka, et ma ei tea, enamustel on see, et mis see teadmine sulle annab. Ja oli veel inimesi, kes ütlesid ka, et on need ATH-d, et tänapäeval on kõigil ATH ja tahavad erikohtlemist saada ja nüüd on veel vist tänapäeval võimalik ka saada Töötukassa kaudu toetust. Et umbes, et mille jaoks ja seda ei ole vaja ja kõigil on ja kui sa räägid nagu mingist enda rock-kontsertist parajasti kui sa iseenda vastu oled nii nõudlik ja sa kunagi ei tunne ja ei usu ja ei teadvusta, et sa oled piisav ja sa oled teinud hästi ja sa oled olnud edukas ja kõik muud jutud juurde ja rääkimata sellest, et lapsepõlves ka mäletan, kui üks sugulane, kui ma kellelegi püüdsin öelda, et kuidas ma iseendasse suhtun, siis ta oli niimoodi, et sina niimoodi, sa oled ju nii positiivne, nii julge, nii aktiivne, et justkui nagu mina ei tohiks kindlasti ennast nagu kuidagi halvasti tunda, et sellist nagu suhtumist tuleb väga palju. Ja tänaseks ma arvan, et ma olen selle koha pealt ja tänu ka sellele raamatule enesega rahu teinud, et ega keegi minu peas ei ela. Ja keegi minu peas aru ei saa, mis siin tegelikult toimub, et ma olen vahel kujundlikult öelnud, et see on selline tunne, et sa jooksed sprinti mudas. Et jaa, et see tulem, mida teised näevad, et see ongi väga äge, on ju, jube äge, tegin raamatu, on ju, aga kas ma ise nagu olen hetke istunud ja mõelnud, et umbe äge asi, et ma ikka arvan, et ma ei tea, tegin ära ja vaatame, mis järgmine mägi on ju. Ma saan aru, et seal ongi keeruline selle ATH puhul nagu aru saada või mõista sellest, et seal on üks asi, et selles sõnas on mitu tähendust.
aktiivsus ja tähelepanuhäire. Et neid tublisid noormehi ja mehi, kes hakkavad lauda liigutama, nagu tuppa astuvad, et neid on kerge märgata. Aga siis, kui see rõhk läheb nagu tähelepanule, siis see on väga nagu endasse pööratud või endal enesele keeruline. Ja ma saan aru, et seda on, kuigi ma ei tea sinu puhul seda, aga seda vist kipub naistel olema rohkem. Ja ma lugesin, kui ma seda tollel õhtul siis kuidagi nagu külm tuuleõhk aknast mulle näkku paiskas, et siis ma hakkasin ju loomulikult Google ja meie siis uue maja kaaslased, David ja nii edasi. Just, et ja siis seda enam tuli sellist, kui sa midagi otsid, siis tulevad need küpsistega sulle veel rohkem infot ja siis sul on kogu aeg niimoodi, see ka veel, et ma ei tulnud selle pealegi. Ja tüüpiline ATH praegu unustas ära, mis sa küsisid. Suunaga ADD poole või siis tähelepanu poole, et ma ei tea, kas sul see on, aga naistel see kipub olema see tähelepanu keeruline. Nad tiimid tahavad, kõigi sa kirjutasid raamatus ka, et sa oled ka mööbist ümber palju. Jaa, mul siin lapsed istuvad siin, nad on pidanud sellega mitmeid kordi kokku puutuma, kus mul tuleb öösel kell 12 äkki, et kuule, teeme nii, või siis, et sõidame autos ja siis ma ütlen, et mul tuli mõte, lähme nüüd, sõidame, ma ei tea, Otepääle seiklusparki, traali-vaali ja siis mul on 3 poega ja kõige noorem tütar ja tollel hetkel oli need 3 poega istuvad autos ja siis ma näen, kuidas nad nagu hanguvad minu energiapuhangu peale, et nad ei tule sellega samamoodi kaasa, nagu mina süttin. Et ma pean ennast väga palju nii-öelda maha koorima seda enda energiat, aga jah, ma küll guugeldasin, nii palju tuli üks artikkel mulle ette, et täiskasvanud naine, ta jõuabki selle diagnoosini siis, kui ta on ennast täielikult ära kurnanud. Ta on küllap olnud lapsepõlves hästi tubli tüdruk, hästi püüdlik, püüdnud olla julge, tubli, edasipüüdlik ja siis ütleme, mis mina võin enda kohta nagu öelda, et kuskil paar aastat tagasi, kui ma olin võtnud vastu ühe töökoha, siis täna ma võin öelda, et ma sellel tööl, see 2 aastat, mis ma seal olin, see piltlikult öeldes ma olin nagu pesumasina trumlis. Et see tõi välja nagu kõik selle, mida ma olin püüdnud varjata, kõik selle, millega ma olin püüdnud kogu elu hakkama saada. Ja sinna juurde paned ka sellised, ütleme, eraelulised väljakutsed ja sellise vaimse kurnatuse, kus sa nagu endale võtad tohutult ülesandeid ja proovid neid perfektselt ära teha ja sa tunned, et sa nagu ei jaksa, sa ei saa hakkama, sul on mingid, tekivad tervisega probleemid, et see ongi see, et kui sa ei oska oma keha kuulata, kui sa ei oska oma vaimu kuulata, siis sulle antakse neid väljakutseid ja sunnitakse sind neid olukordi kuulama. Ja lihtsalt mul oligi nagu sellised mõned hetked, kus üks asi, mul on väga ilus kodutee Viimsist linna ja ma lihtsalt sõitsin linna ja ma tundsin, et ma ei tea, mul on midagi viga, ma vajan abi, ma lähen hulluks. Ja selline võib-olla naljakas taipamine oli, mida ma varem ka ei pannud tähele, sa ütlesid ennem, et tavaliselt nähakse sellistel aktiivsetel poistel, siis minu puhul oli see, et paar head sõbrannat, kes sageli minu juures köögilaua taga me istume ja tundide kaupa räägime ja ma hakkasin tähele panema, et nad istuvad 2 tundi ühe koha peal. Ja ma olen jõudnud selle aja jooksul, piltlikult öeldes jala kaela taga ka panna, 100 korda enda asendit muuta, püsti, pikali, ühele poole, teisele poole, et mulle tundus see nagu, et kuidas see nagu võimalik on. Ma nagu vaatasin neid ja mõtlesin,
ei ole võimalik istuda ühe koha peal paigal. Et noh, et ja siis, kui see ühel hetkel see diagnoos oli, siis ma hakkasin piltlikult öeldes nagu tagasi kerima. Ja noh, sellest sai ka see raamat, et ma tegelikult tegin koopia sellest, mis ma tahtsin oma sõpradele Facebookis teada anda, et kuidas ma leidsin endale uue sõbra ja kuidas see sõber on terve elu minu kõrval olnud, lihtsalt ma teda ei märganud. Ja noh, oli selline postitus, eks ole, ja siis ühel hetkel nagu paisus nii suureks, et mulle tundus, et noh, keegi ei viitsi seda lugeda, et keda see huvitab. Ja enda korraloo ja kodulehele ma ka ju seda üles ei pane, et nii nagu Tiina hästi ütles esimesel kohtumisel, et aga et kui su kliendid nüüd teada saavad, et sul on ATH, siis sa ei saa endale kliente. et no, et siis ühel hetkel oligi nagu see, et see tundus, et see on midagi enamat kui lihtsalt üks postitus ja blogipostitus ja mida rohkem ma kirjutasin, seda rohkem ma iseendast aru sain ja nii-öelda pusletükke paika hakkasin panema. Kas selle korra armastusele tuleme tagasi mingi hetke pärast ka, kuna ma olen ka ise pannud tähele, et millegipärast on see ATH-dele nagu väga oluline teema, et nad ei pruugi hoida ise korda, nendel on seda vaja, või siis teine variant, et nad hästi pingutatult seda hoiavad. Ma tahaks hoopis nagu ütlesid, et sa hakkad nagu tagasi kerima, siis lapsepõlve juurde tulla, et ma saan aru, et ATH tegelikult ka diagnoosimisel on määrav osa ju see lapsepõlv ja tüdrukuid sealt väga hästi ei märgata selles ATH mustris. Et mis see sinu puhul oli see, mida sa tagantjärgi ütled, et ahah, muidugi, ütles, ma ei tea, psühhiaater seda, no jah, selge, jah. Ja psühhiaater vaatas neid testitulemusi ja ta nagu, noh, tal ei olnud seal mingisugust nagu, et seal oli küll nagu 3 asja, oli see vaimne kurnatus, keskmisest kõrgem depressioon ja ATH, et aga kui ta minuga rääkis, siis ta, noh, siis selles mõttes tal ei olnud nagu kahtlust. Aga mis minu puhul, noh, ma ütlesin seda, et see pesumasina trummel on ju ja sprindi jooksmine, et siis impulsiivsus. Ja see tohutu impulsiivsus, et see nagu siin enne diagnoosimist, see oli lausa niimoodi, et see oli füüsiliselt, jah, see oli füüsiliselt raske. Et need olidki nagu hetked, kus ma mõtlesin, et noh, piltlikult öeldes silmist võib sädemeid välja. Ja see oli ka nagu see, mis mulle meenus lapsepõlvest, et noh, emaga suhtlemisel, et kuidas ma võisin nagu suvalisel hetkel mingi asja välja plärtsatada, millega siis noh, ema ei pruuginud hakkama saada ja mis oli liiga valusalt aus võib-olla. Noh, rääkimata sellest, et mina siis nii tubli ja tore ja blondipeaga tüdruk nagu ma olen, et mul on pilt ka sellest, kuidas ma enne siis ühte aktust porise põlvega seal esireas istun, et enne, noh, kuidagi siis enne seda pidulikku sündmust mul oli vaja käia ninapidi poriloiku, et ja see, noh, kui õpetajad koolis ütlesid mulle, et sa ennem ütled ja siis mõtled. Ja mingid olukorrad, kus ma, noh, ka raamatus ma kirjutan sellest, et mäletan seda seika, kus mulle anti mingi artikkel lugeda, millest ma pidin kokkuvõtte tegema. Ja siis, kui ma pea sealt püsti tõstsin, siis ma vaatasin, et kõik vaatavad mind kuidagi imelikult, et miks nad mind vaatavad ja siis selgus, et nad on tükk aega mind juba nii-öelda hõikunud. Lihtsalt ma ei pannud tähele. Ja see on see, mis nagu juhtub, see selline hüperfookus ja keskendumine, et noh, ma olen palju olnud selliseid vastuseise, kus nagu öeldakse, et noh, kui sa õpid, et siis peab olema nagu raudvaikus või et noh, magada saad ainult pimedas ruumis, siis minul on nagu see, et mina võin magada sünnipäeva laua taga, kui mina magada tahan, on ju. Ja mina suudan ennast välja lülitada ka peomelus. Et selliseid ja noh, see lugemine, see püüdlikkus ja üks kindlasti, mis oli lapsepõlves ja tegelikult sain aru ka hilisemas tööelus, et see pidev tahtmine olla hästi tubli pani mind mitte abi küsima. Et sa teed nagu piltlikult öeldes iseenda elu väga raskeks sellega,
et sa võib-olla ei saa alguses isegi ülesandest aru ja sa ei tea, kuidas sinna sihtpunkti jõuda, aga sa ei küsi abi, vaid et sa kasutad selleks siis oma, ma ei tea, öötunde ja kogu oma energiat ja üks hea sõbranna mulle üsna sageli siin varasematel aegadel ütles, et kuule, et lõpeta nagu ära, et sa tead küll, millega see nagu juhtub, et siis, kui see eesmärk on püstitatud, siis ma piltlikult öeldes vajun toanurka nagu tühikott kartuleid, mis on mu tütre väljend. Et sa lihtsalt nagu põled heleda leegiga, et kui sa ei oska oma energiat jaotada. Kusjuures, olles selle teema huviline või psühholoogia teema huviline ja ka ise ATH-dega kokku puutunud, siis mingi 2 nädalat tagasi, 3 nädalat tagasi tuli välja üks uuring, mis pälvis päris palju tähelepanu ja seostas ATH-d või noh, nagu nimetas seda ka siis ajataju häireks. Oo jaa. Ma kohe võin selle näite siia tuua, et kuidas et kui sul on aega 10 minutit kosmeetiku juurde ja sa sõidad autoga bensiinijaamast mööda, siis sa ometigi ju ei lähe 10 minutit, ei seisa seal või istu seal kosmeetiku ukse taga, vaid sa vaatad, et ma jõuan auto ära pesta. et see ajataju tõepoolest, et raamatus kirjutan ja kallis poeg seal seisab praegu oma lapsega, et ma loodan, et temal sedasama ei juhtu, noh, tal ei ole ka seda diagnoosi, aga juhtus üks selline lugu minu pangaajast, kus koosolek oli nii intensiivne ja seal oli nagu seal oli mingi hull vaidlemine ja möll käis ja noh, ühesõnaga kõik ümbertringi kadus ära. Ja ühel hetkel, kui ma siis tõusin, kell võis olla 8:30, siis ma vaatasin telefoni, selgus, et mul on laps lasteaias. Et sellega oli, noh, lõppkokkuvõttes oli ka selline tore case, et noh, ma helistasin siis kasvatajale, kasvatus, ei ole hullu, et me tulime minu juurde ja kõik on hästi ja noh, see poeg oli ka alati kõige viimane, kellele järgi üldse mindi ja siis ühel päeval kasvataja ütles, et oi, ei ole hullu, et me siin loeme, et ta täitsa ilusti loeb juba ja ma ütlesin, et väga tore, väga meeldiv ja siis, kui laps lasteaia ära lõpetas, siis seesama kasvataja ütles, et noh, ma tean küll, kuidas seal pangas need asjad käivad, mul oma tütar ka töötab pangas, et ma sain nagu siis nii-öelda noh, jah, vabastuse sellest, aga ma tõesti kasutan elektroonilist äratuskella. Siis kui ma hakkan midagi tegema, näiteks noh, kas või ma ei tea, LinkedIni postitus tegema, siis ma panen endale äratuskella, sest vastasel juhul ma rändan ära ja ma... Vaja scrollida veel ka, just, et see ajataju on tõesti üks selline väljakutse, millega pean ma silmitsi seisma, jah. Ma saan aru, et seal on ka nagu see mingi, mõningatel juhtudel see tsirkadiaanrütmi nagu nihkes äraolek, et pigem nagu minna hiljem magama ja pigem, ma isegi ei tea tõesti, kas see on nagu üldine või kas see üldistab ta, et magamiseks väga aega ei jää. Hilja voodisse ja vara ülesse ja kohe tegutsema ja noh, see selline enese säästmine, et see on ikkagi tulnud läbi teadlikkuse ja läbi et jah, et see on asi, mida peab õppima, jah. Kui meil on siin liitunud ka Margus Laap väga meeldivalt, et kas võib, ma küsin ka siit nagu kommentaar just nimelt see naiste ATH poole peal ja mis siit nagu sellest jutust ära tuntavat oli? Ja siin jutust ja raamatust ei tehtud väga ära tuntav, väga tore lugemine raamatuga seoses. Läks võdime, ma arvan, hommikul üks tund aega. Kell 6:30. Aga teate, ma üldse võib-olla ei nimetaks seda naiste ATH ja meeste ATH, ma mõtlen, ma olen täpselt samasugused mängi väga palju, täpselt samasuguste probleemidega, ka ühiskond kuidagi on meile erinevatele sugudele erinevad ootused pandud ja sealt need probleemid tulevad, et aju on aju ja need aju eripärad tegelikult on suurt sarnased, lihtsalt kuidas see väljendub, koorub välja sellest, kuidas ühiskond meid kasvab. Üks asi on erinev ja
ja ma arvan, mida, ma mäletan, kas Ülle seal ka kirjeldas, et mis naiste puhul nagu eriline ja mis on tegelikult sageli kõige raskem, on see periood, kus need hormoonid hakkavad oma kaitset küll ajule nii-öelda kaotama. Ja me kutsume siin ühe hea kolleegi funktsionaalse meditsiini arstiga seda naljatledes, et niisuguse ADH crashi perioodiks. Et siis need löövad rohkem välja ja just niisugused emotsionaalsed raskused ja päris tüüpilised, nii-öelda, mida me ütleme ADH sümptomid, et sellel perioodil need panevad eriti intensiivselt. See on nagu ülihuvitav teema, just need hormoonid ja ADH, et ma saan aru, et on ka mingi variant osadel naistel, kellel on näiteks perioodi ühel poolel on see nii-öelda ADH-lisus tugevamalt väljendunud ja siis perioodi teisel poolel tegelikult nagu mitte nii väga, et sõltuvad siis progesterooni ja östrogeeni nagu tööst. Just täpselt, see eristabki ja ma ütleks, et see on pigem erand, kui ei ole naistel seda. Ja meestel on selles suhtes vastukaaluks väga igav see, ütleme, hormonaalne elu. Et suhteliselt stabiilselt ja siis hakkab vaibuma ja siis kaovad mingid funktsioonid ära, aga naistel on seda lõbu kui palju. Aga võib-olla selle aga kus need hormoonid on, eks me kõik hormoonid ju mõjutavad, aga vaata, see aju on ju tunne. Ja ma arvan, et see kõige olulisem aspekt selle aju juures ongi, ta on ülitundlik. Ja see hormoonide mõju ajule, kui see muutub, see ülitundlik aju reageerib selle rohkem. Ta ei kompenseeri ära juba seda lühiajalist või siis juba hilisemas ajast nagu seda pikaajaline muutus. Ja siis ta läheb nagu erroriks ja siis tulevad need varem, nagu naistel on, kipub olema ülihästi ära kompenseeritud aju kaotama oma võimekuse ja siis löövad need vanad peidusaudsed ürgsed mustrid rohkem välja. Just, millest siis nagu saab aru, kas te seda enda töös ka näete, et seal mingisugune 50+ naised tulevad näiteks sagedamini, kas nad üldse jõuavad teie juurde? Ma tead, ega see lõbus iga hakkab varem ikka pihta. 40+. Et 35+ juba räägitakse, kui hakkavad vaikselt need muutused tulema ja siis 40 keskel ikka suhteliselt järsud. Aga vaata, et mingi hetk vaibub see ära ja siis on nagu jälle elu väga jõustuline. Et saab need magamata ööd seal hormonaalselt mõned ka veel kuidagi moodi tagasi ja siis on jälle elu paigas. Et jah, et see on see, ütleme, kui ma statistiliselt nagu vaatan, kes pöörduvad naistelt, niimoodi 35, isegi kuskil 38, 39 on selline üks tipp ja teine on siis päris noored, kes siis alustavad oma elu ja ei saa näiteks ülikoolis hakkama. Ja siis kolmas grupp on 30. Et mina ütlen seda nii-öelda ajutervise riskiaknad, et esimene eksistentsialistlik kriis, teine eksistentsialistlik kriis ja siis hormonaalne eksistentsialistlik kriis, mis on 2 mõjurit koos. Tõesti väga huvitav. Ja mille kohta ma saan aru, et ka nagu liiga palju uuringuid ja liiga palju teadmist veel ei ole, pigem see on... Jah, ka vaata, neuroteadus on ju nii uus, ikkagi päris teadus, enne me arvasime, kuidas asjad ajus on, nüüd me nagu tegelikult natuke ka teame, aga kaugel sellest, et me päris täpselt teame. Ja need nüüd ellu viia mingite kindlamate ja põhjalikema uuringutega inimeste peal, see on maru pikk protsess ja võtab aega. Aga mingid loogikad on meil selged ja just neid loogikaid me näeme ja miks mina sageli ütlen, et me ei räägi üldse mingist haigusest, sest see on kuradi loogiline. See on eripära, sellepärast, et ta on liiga loogiline. Ja kui sellest loogikast aru saab patsient või arst, siis saabki ainult siit edasi minna võiduta. Kas mul on üks lemmike autor, Robert Stapolski, kes ütleb, et tulevikus on haigus see, mida me ei tea. Või see, milles meil puudub teadmine. Kuna lihtsalt võimekust nagu kõike tähele panna on nagu nii suur, et me mingil maal oleme kõik, kas kõik, aga ühtegi teistpidi haiged. Aga ma tuleksin korra selle naiste või laste või tüdrukute diagnoosimise juurde, et miks neid tüdrukuid siis ei märgata või kuidas nendest aru ei saada, et nendest see ADH on?
ega ma ei tea, ega mina töötan psühhiaatrina ja mulle tuleks ukses sisse. Minu jaoks on nagu üsna vahet ei ole, kas on isegi minu arust võib-olla naisartlased on tänapäeval juba lihtsam ära tunda, sest need lihtsalt pöördub rohkem. Aga nagu märkajad on ju kodus ja õpetajad ja noh, kui on tubli tüdruk, no siis ei ole ju mõtet viga otsida. Ja lihtsalt viga hakatakse otsima, kui see tubli tüdruk lõpuks hakkab peaga vastu seina jooksma ja failima elus. Mis on need tegelikult ülleraamatust ka tuleb välja, need failimise etapid, need ongi need kõige kurnama. Ja kes failib see perfektsionist, kes on väga tugevalt ju kontrollinud kõike seda asja. Aga suur tänu, et ma küsiks ka siit, ma veel ei võta teid mikrofoni ära, et ma ei anna seda edasi, et ma eskon publikust küsimusi kas Üllele või siis ka Margusele, ei, ma saan aru, et on keeruline teema, et sealt, sul siiski on. Ma võin küsida tegelikult, kasutades olukorda ära, et saime teada, et Margus on publikus, eks ju, et Ülle käis läbi pika tee ja otsis ennast ja lõpuks läbi tütre seikluste siis jõudis selleni, et äkki hoopis mina ise. Et kus tegelikult peaks need tüdrukud ja naised oma teekonda alustama, kas see ongi tõesti perearst, kelle poole pöörduda või kui perearst ei näe teemat, et kus? Aga mis peaks üldse arstist alustama? Ei, no ei peagi, sellepärast ma küsingi, et kust näiteks... Vaat sellepärast mulle väga meeldivadki siuksed raamatud, nagu Ülle raamat, et tegelikult ju teadlikkus ja teadmine endale on see kõige tähtsam. Kui sa oled arsti juurde, siis me teame, kuidas arst on koolitatud. Mina väga hästi tean, et arst on koolitatud otsima viga ja patoloogiat. Nii on. Ja nii see tõenäoliselt veel mõned põlvkonnad jääb. Ja tegelikult me ei otsi midagi sellist halba ja häbiväärset. Aga ma arvan, et inimese jaoks on kõige tähtsam see ennast ära tunda. Et see on see kõige olulisem aspekt ja ma ütlen, sellest raamatust inimene õpib palju rohkem ennast ära tundma kui mis tahes Google'i sümptomite loetelust. Et ma võin minu vastuvõtul, ma arvan, no ikkagi üksjagu on inimesi, kellel kui ma võtan selle sümptomite loetelu välja, ta ei tõmba ühele kohale kriipsu või linnukest. Aga ometi ta on nii selge ATH-aju, kui vähegi ATH-aju on. Nii et tegelikult see on palju enamat ja see on see, mida inimene tegelikult saab tutvudes kvaliteetse kirjandusega või rääkides vastavate inimestega. Ma tahan ka Ülle raamatu poolt seda kiita, et mis seostub mul enda ajakirjaniku tööga, kus ma intervjuurisin ühte inimest, kes ühte naist 62 vanuses, kes oli saanud just ATH diagnoosi ja siis eluaeg kõrgeid ameteid pidanud naisterahvas ütles, et ma saan aru, et see ei ole minu süü, aga see on minu vastutus. Ja sinu raamatus tuleb ka see hästi välja see, et mida sa saad teha selleks, et missugused on need eneseabi võimalused ja neid on tegelikult jumala palju. Just, ja siin kommentaariks veel selle arsti juurde minekuga, et kui ma enda selle diagnoosi sain, siis ma sattusin kokku siis oma terapeudiga, holistilise terapeudiga, kuna ma olen õppinud siis selle esimese astme regressiooniteraapiat Holistika Instituudis ja sinna selle programmi raames siis pidi käima ka holistilise terapeudi juures. Ja tema oli ravinud ka minu siis peavalusid, mis mingil ajaetapil olid väga intensiivsed. Ja siis ma ütlesin talle, et tead, et kui järgmine kord sul tuleb keegi teraapiasse ja lihtsalt ohjeldamatult räägib enesekriitikast ja enda mutta tampimisest, et äkki sa natukene vihjad talle, et võib-olla äkki sa võiksid uurida midagi. Või siis, kui kunagi ka mingi terviseprobleemide pärast käisin Maia Kaate välja taga juures ja sellisest tunniajasest vestlusest kujunes selline 3-tunnine ja siis Maia Kaate mitu korda ütles, et sa niimoodi ka veel endast mõtled, no oled sa ikka putukas. Et see selline, et mida mina nagu mõtlen ja mis võiks olla nagu üks võib-olla sihtgrupp terapeudid, kes seda raamatut võiksid lugeda, et nad nagu
natukene nagu saaksid aru või loeksid neid vihjeid välja, et kui ikkagi inimene nagu portatiivselt ennast nagu maha kogu aeg teeb ja iseenda selliseid positiivseid külgi ei suuda näha ja enesehinnang on nii vastu põrandat, et siis tõenäoliselt seal võib mingi väike nihe olla ajus. Just, aga ma küsin veel, et järsku on veel kellelgi julgust. Aitäh, väga põnevad vestlused ja ilmselt tuleb Üllega veel kord jälle kokku saada, et saad aru, et appi, äkki mina ka. Aga minu küsimus, Ülle, olles ise nii-öelda ka mõned aastad tagasi raamatuturule toonud väga sellisel olulisel ja samas ka valusal teemal, siis ka seesama ATH läheb sinna alla tegelikult, et kas ja millised hirmud sul olid, et sa tegelikult tuled oma lugudega, mis mõjutab ka sinu ümber teisi inimesi, sinu lähedasi, sinu lapsi, sinu perekonda, sealhulgas ka iseennast, et millised need hirmud olid ja kuidas sa neid siis ületasid? No jaa, eks ma nende tagajärgedega pean tegelema päris kindlasti, aga see võib-olla on ka loomulik jätk sellele, mis eelnes selle diagnoosi saamisele ja see taipamine, et ma olengi elanud endast välja, ma olen elanud teiste jaoks ja kui ma olen saanud kogu aeg kriitikat, et ma olen egoistlik ja ma ise seesmiselt saan aru, et noh, mina ise olen kõige kuskil väga-väga kaugel, et ma nagu teen kõik selleks, et minu ümber süsteem toimiks ja kõigil teistel oleks hea, aga iseennast täielikult nullin ära. Et ja kuidas ma ütlen, kui mina tegin enese jaoks nii suure töö pärast seda, kui mina kuulsin mõnda lauset, siis ma tahaksin selle raamatuga ja selle aususe, avameelsuse ja autentsusega aidata teistel inimestel võib-olla jõuda kiiremini kohale ja vältida seda pikka kolgata teed, millega mina siia jõudsin. On veel küsimusi? Ma ei tea, siis ma annaksin näiteks võimaluse sul allkirjastada raamatuid. Et tänud tulemast ja tänud kuulamast.